Putin katsub NATO närve. Pärast 2025. aastat, mil Venemaa tugevdas hübriidstrateegiat Lääne-Euroopas, ületas Putin olulise piiri. Venemaa sihtis Prantsuse lennukikandjat põlgusega, kuid järgnenud sündmused alandasid Moskvat. Venemaa tabati teolt ja kõigi pilgud on Kremlil, samal ajal kui see püüab vältida vastutust ebaõnnestunud rünnaku eest, mis on suitsuna haihtunud. 26. veebruaril tõusis droon õhku Vene laevalt, kui alus lähenes Rootsi Malmö sadamas asuvale sihtmärgile. Sihtmärk oli Prantsusmaa lennukikandja Charles de Gaulle, mis on Rootsis NATO operatsiooni raames. Räägime sellest hiljem. Venemaa droon liikus lennukikandja poole, sundides NATOt kiirreageerima, et see enne kohale jõudmist kahjutuks teha. United 44 andmetel oli Vene laev Žigovsk, mis kuulub Balti laevastikku, juba mõnda aega manööverdanud Läänemeres Malmö sadama lähedal. Rootsi oli Žigovskil silma peal hoidnud ja saatnud ühe oma Tapa-klassi patrull-laevadest HSVMS Rapi jälgima seda laeva, kui see liikus läbi Läänemere vete. Rootsi aimas seda ette. Putin pidas oma luurelaeva kavalamaks. Rootsi jälgis Venemaa drooni starti, sai kinnituse Charles de Gaulle'i rünnaku toimepanija kohta ja on nüüd Venemaa nurka surunud. Putin ei saa väita, et Venemaa polnud rünnakus osaline, kuid ta üritab seda siiski. Mis puudutab kõnealust Prantsuse lennukikandjat, siis Charles de Gaulle oleks Venemaa jaoks väga hea sihtmärk. Putin käskis Venemaal korraldada selle droonirünnaku, mis aga ebaõnnestus ja oli alandav. Venemaa võib katestada Prantsusmaad, kellel on kuni 40 lennukit kandev lennukikandja. Pärast Venemaa ainsa lennukikandja 2025. aastal kasutusest kõrvaldamist, mis järgnes aastakümnete ebaõnnestumistele, jäi laev kasutuskõlbmatuks. Venemaa soovis rünnakuga sõnumit edastada ja usub, et see jõudis kohale. Räägime selle tähendusest video lõpus. See on sõnum, mille on rikkunud Venemaa täielik läbikukkumine oma jälgede varjamisel. Venemaa tabati kohe teolt ja Rootsi vastus muutis Putini ja tema kaaslaste alanduse täielikuks. The Telegraphi andmetel püüdis Rootsi sõjavägi Venemaa drooni kinni enne selle jõudmist Charles de Gaulle'i lähedale. Drooniga loodi kontakt umbes 6 miili kaugusel rannikust segamisseadmete, mitte Rootsi või NATO hävitajate abil, mis sundis drooni lahkuma. Drooni lõplik saatus on teadmata. Kas see pöördus häbiga tagasi Žigovski poole või kukkus Malmö lähedal vette? Igal juhul näeme siin Venemaa katset Prantsuse lennukikandjat rünnata või selle järele luurata. Katset, mis kukkus haledalt läbi juba enne, kui see sai hoo sisse. BBC kajastas ka Venemaa ebaõnnestunud rünnakut, tuues esile võtmeisikute hinnangu drooni sissetungile kui naeruväärsele provokatsioonile. Need olid Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot sõnad, kes viibis Charles de Gaulle'il rünnaku ajal. Kui sellel juhtumil on tõepoolest võimalik Venemaa päritolu, siis ainus järeldus, mille ma teeksin, on see, et tegemist oleks naeruväärse provokatsiooniga, ütles Barrot. Rootsi peaminister Ulf Kristersson, kes oli samuti Prantsuse lennukikandjal, ütles, et juhtum oli tõsine, kuid mitte ootamatu ning isegi ilma Venemaa tabamiseta oleks kõigile selge, kes rünnaku taga oli. See on Venemaa stiil, mida teame mujaltki, ütles Kristersson. Seekord on see Venemaa tegutsemisviis täielikult läbi kukkunud. Kuigi on selge, et Venemaa sihtis Charles de Gaulle'i kui mingit strateegilist signaali, näitab tõsiasi, et nende droon suutis lennata vaid umbes 1 miili enne, kui see segati täielikult rivist välja, et Venemaa viimane hübriidtaktika oli ülepingutatud. See näitab ka, et NATO on valmis selleks, mida Venemaa on viimastel aastatel teinud, ning et Rootsil on vähemalt olemas selline elektrooniline varustus, mis suudab Venemaa droonid kohapeal peatada. Charles de Gaulle jäi puutumata. Rootsi peatas Venemaa droonid nii märkamatult, et keegi poleks teadnud, kui Rootsi ise poleks seda teatanud. Kas mäletad, kui ütlesime, et Kreml ei saa vastutusest kõrvale hiilida selle eest, mida ta tegi? Meie olime naiivsed, sest just seda Venemaa praegu üritabki teha. Moskva Timesi 27. veebruari raporti järgi eitas Kreml Rootsi väiteid Venemaa droonirünnaku kohta Charles de Gaulle'ile. Vladimir Putini lemmikpressi esindaja Dmitri Peskov nimetas Rootsi väiteid üsna absurdseks avalduseks, kui temalt küsiti juhtunu kohta ning väitis koguni, et Venemaal puudub igasugune info drooniintsidendi kohta. Muidugi ei ole, Dmitri. Miks peaks Venemaa tahtma midagi rohkemat öelda rünnakukatse kohta, mis oli nii jultunud, et Rootsi patrull-laeva meeskond nägi sõna otseses mõttes, kuidas Venemaa droon lasti välja Vene laevalt? Kremlil on selge motiiv drooni saatmiseks, mida kohe arutame. Rootsi suunab tähelepanu Venemaale,
kuid läheneb juhtumile metoodiliselt. Rootsi kirjeldas toimunut. Mereväe laev märkas Oresundi väinas patrullides kahtlast drooni, teatas üks relvajõudude pressiesindaja. Seoses selle vaatlusega võtsid relvajõud tarvitusele vastumeetmed, et häirida kahtlustatavat drooni. Seejärel katkes drooniga kontakt. See on selge sõnum Venemaale. Putin proovis hirmutamist, kuid ebaõnnestus. Pärast rünnakut Charles de Gaulle'i vastu alustas Rootsi juhtumi uurimist oma Tiltredusförordningeni alusel, mis reguleerib välisriikide laevade pääsu Rootsi vetele. Rootsi näitab selgelt, kuidas Venemaaga toime tulla. Droon tehti kahjutuks ja uurimine võib raskendada Venemaa luurelaeva olukorda. Rootsi ütleb Putinile, et ta ennustas seda. 17. veebruaril, nädal enne rünnakut Charles de Gaulle'i vastu, ütles Rootsi sõjaväeluure juht Thomas Nilsson, et riik jälgis Venemaa hübriidsõja kampaania laienemist. Nilsson ütles, et Venemaa arendab pidevalt oma võimekust, on valmis võtma suuremaid riske ja kasutama arenenud sabotaaži, nagu mõrvaplaanid, tõsised süütamised ja rünnakud kriitilisele taristule. See, mida Venemaa jultunult Charles de Gaulle'iga teha üritas, ei üllatanud Rootsi sõjaväeluuret. See nägi seda kõik ette. Tõenäoliselt just sellepärast oli patrullpaat juba välja saadetud, et jälgida Žigolevski, kui see üritas Balti vetes ringi luurata. Rootsi nurjas Venemaa rünnaku nii kiiresti, et seda polnudki justkui olnud. Nilssoni tähelepanekud Venemaa hübriidstrateegia hoogustumise kohta kehtivad ja vajavad põhjalikumat uurimist. Seega jääge meiega lõpuni, kus uurime, mida Venemaa teeb ja mida see tähendab. Aga kuna me juba sellest räägime, siis te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Enne kui uurime Venemaa tegevust ja selle tähendust, selgitame, miks ta saatis drooni Charles de Gaulle'ile, mida videos varem mainisime. Võite küsida, miks Prantsuse lennukikandja on Rootsis. Tõenäoliselt on selle kohalolek Malmö sadamas seotud NATOga ja teil on õigus. Charles de Gaulle osaleb operatsioonis, millel on otsene mõju Venemaale. NATO ei ründa, vaid viib Rootsis ja ümbruses läbi missiooni Lafayette 26. See missioon koos Läänemere õppustega, kus tegutseb Žigolevsk, on NATO rahvusvaheline õppus veealuste kaablite ohtude tõrjumiseks. See on selge sõnum Venemaale. Osa Venemaa alustatud hübriidkampaaniast hõlmab luurelaevade saatmist nende kaablite asukohtade leidmiseks, mis on olulised sidepidamiseks ning mõnel juhul püütakse neid ka läbi lõigata. 2024. aasta detsembris peeti Soomes kinni Vene alus kaabli läbilõikamise uurimise raames. Sellised probleemid teevad missiooni Lafayette 26 oluliseks. Ameerika Ühendriikide Mereväe Instituudi sõnul on Lafayette 26 loodud ka abistamiseks lisaks kaablitele. Prantsusmaa ja NATO tugevdavad oma kaitse- ja heidutusvõimet Venemaa vastu. Lisaks soodustavad koostööd Prantsusmaa ja tema NATO liitlaste vahel ning tugevdavad Euroopa piire. See pole midagi, mida Putin näha tahaks ja eriti ei tahtnud ta näha Charles de Gaulle'i Rootsis, kuna Lafayette 26 tähistab esimest korda, kui lennukikandja on sellesse riiki jõudnud. Venemaa seisab siin silmitsi NATO jõudemonstratsiooniga, mis on vastus tema hübriidtaktikatele ja piiriületustele Euroopa NATO vastu. Venemaa saatis luurelaeva ja lasi drooni õhku, et jälgida sündmusi. Vladimir Putin arvas end kavalaks, kuid ta alandati kohe. Laev ja droon avastati ning nendega tegeldi. Venemaa ei saa teada, mis Lafayette 26 ajal toimub, välja arvatud see, mida NATO jõudemonstratsiooni taktikana näitab. Venemaa on pärast 26. veebruari piinlikus olukorras. Siiski ei tähenda see, et see, mida me tol päeval nägime, ei olnud ohtlik märk nii tulevikus toimuvast kui ka Venemaa soovist jätkata oma hübriidsõja kampaaniat NATO vastu. See viitab taas Venemaa hübriidsõja kampaania tugevnemisele ning viimane rünnak näitab, et Venemaa muutub strateegiates julgemaks. See juhtus samal nädalal, kui Telegraph teatas, et Venemaa saatis migrante Euroopa riikidesse maa-aluste tunnelite kaudu Poola ja Valgevene vahel. Peaaegu 200 migranti on neid tunneleid kasutanud EL-i territooriumile sisenemiseks. Poola ametnike arvates ehitasid need Lähis-Ida spetsialistid, tõenäoliselt Venemaa katsetes destabiliseerida Euroopat, kasutades migratsioonirelvana. Henry Jacksoni Seltsi 2025. aasta novembri artikli järgi suunab Venemaa meeleheitel migrante EL-i riikidesse.
ja kui need riigid keelduvad kasvavat migrantide hulka vastu võtmast, ründab Kreml neid riike, süüdistades neid teiste vajaduste suhtes sallimatuses. Migrantid ei ole agressorid. Nad on Putini eturiid, keda kasutatakse Venemaa agressiooni elluviimiseks EL-i ja NATO vastu, jäädes samal ajal tavapärase sõjapiirist allapoole. See on klassikaline Vene propagandavõte. See ja rünnak Charles de Gaulle'i vastu näitavad, kui mitmekesiseks on Venemaa hübriidsõja strateegia muutunud. The Recordi 20. veebruari artiklis rõhutab ka Hollandi luure, kui palju Venemaa on hübriidsõja lähenemist eskaleerinud. Venemaa kasutab lisaks droonidele ja migrantidele ka küberrünnakuid, valeinfot, spionaaži, sabotaaži ja varjatud poliitilist mõju, et destabiliseerida riike, mida Vladimir Putin peab ohuks Vene nägemusele Euroopast. See näeks sisuliselt välja umbes samasugune nagu see oli siis, kui Nõukogude Liit oli oma hiilgeajal. Raporti kohaselt on Euroopas nende tegevuste kasv märgatav alates 2023. aastast. Ja raport märgib, et Venemaa püüab sisemiselt kujutada oma tegevust võitlusena selle vastu, mida Hollandi luure sõnul Venemaa nimetab dekadentlikuks lääneks ning ennast ainulaadse Vene föderatsioonina, mis hoolib vaid enda ellujäämisest. Nii see ongi. On teada, et riigid, kes püüavad ellu jääda, alustavad sageli brutaalseid mitmeaastaseid sõdu teiste vastu. See on ellujäämisinstinkt. Võimsad riigid ründavad neid, keda nad peavad nõrgemaks, lihtsalt selleks, et ise edasi kesta. Vene narratiivriigi tegevusest on täielik jama. Putin ja tema käsilased kasutavad seda NATO, EL-i ja endiste Nõukogude bloki riikide, sealhulgas Ukraina, vastu suunatud rünnakute õigustamiseks. Ja lääne jaoks on murettekitav see, et kõik see viitab sellele, et Putinit juhib ideoloogia või vähemalt ta teeskleb seda, mitte lihtsalt vallutamisiha. Ideoloogidest on raske ümber veenda, sest nad järgivad pimesi oma filosoofiat, mis tähendab, et Venemaa hübriidsõda süveneb. Tuleme selle idee juurde tagasi mõne minuti pärast. Kõigepealt räägime, kuidas Venemaa lasi drooni Charles de Gaulle'i pihta. Esmapilgul tundub see Venemaa jaoks ainulaadne viis droonirünnakuks. Ukraina sõda näitas, et Venemaa saab droone lasta üle kogu oma territooriumi, mis paneb küsima, miks ta kasutaks selleks Balti merel laeva. Üks vastus sellele küsimusele võib olla, et Venemaa droonid ei suuda Rootsi lennata. See on kindlasti võimalik, kuigi sellised droonid nagu Venemaa Garan 2 suudavad lennata 1800 kuni 2500 kilomeetrit, ehk umbes 1120 kuni 1550 miili, mis tähendab, et nad võiksid jõuda Rootsini, kui need lastakse välja Venemaa õigest kohast. Tõenäoliselt soovis Venemaa droonid laevalt välja lasta, kasutades varem proovitud strateegiat läänele sõnumi saatmiseks. Erinevus seekord seisneb selles, et Venemaa kasutas luurelaeva, mis kuulub nende sõjalaevastikku, mitte varilaevastiku laevu, mida nad on varem kasutanud. The Guardian ja The Kiev Independent teatasid, et Venemaa kasutas varilaevastiku laevu samal eesmärgil nagu praegused luurelaevad. Septembris märgiti, et Venemaa kasutas varilaevastiku naftatankereid stardi- ja juhtimispunktidena droonidele, mida Venemaa saatis Euroopa linnade õhuruumi. The Guardiani reports tsiteeriti Ukraina presidenti Zelenskid, kes märkis, et venelased kasutavad tankereid lisaks raha teenimisele ka luureks ja diversiooniks. 26. veebruari juhtum oli aga erinev. Venemaal on juba suur varilaevastik, mis BBC ja tankertrackers.com andmetel koosneb umbes 1468 laevast. Kui Venemaa kaasab seaduslikud mereväeüksused, muutub 26. veebruari rünnaku ebaõnnestumine Charles de Gaulle'i vastu veel piinlikumaks. Luurelaev ei suutnud teha seda, mida varilaevastiku tankerid on teinud juba kuid. Isegi selle läbikukkumise juures näitab tõsiasi, et Venemaa kasutas viimases rünnakus tsiviillaeva asemel sõjalaeva, et olukord Venemaa peetavas hübriidsõjas läheb tõepoolest ainult hullemaks. Venemaa võib hallist tsoonist väljuda. Lisame, et see ebaõnnestus, kuid Venemaa luurelaeva kasutamine Charles de Gaulle'i sihtimiseks näitab, et riik liigub allpool sõjakünnist jäävatest taktikatest, eemaldudes tavapärasema vastasseisu suunas. See kõik on osa Venemaa plaanist, vähemalt vastavalt Belferi keskuse 5. veebruari raportile. See organisatsioon prognoosib, et järgmise 3 aasta jooksul eskaleerib Venemaa järk-järgult oma hallitsooni kampaaniat, kuni jõuab punktini, kus on valmis läbi viima sõjalise sissetungi NATO kirdetiivale. See sissetung võib tähendada, et Venemaa üritab välkkiire rünnakuga haarata NATO kirdetiival asuva piiriala, kusjuures Putini eesmärk on tõenäoliselt kasutada ära tekkinud segadust, et kindlustada end selles piiriregioonis, samal ajal kui NATO liikmed püüavad oma vastust organiseerida. See on murettekitav NATOle ja Euroopa tulevikule. Lennuki Kandja suunas lennutatud ja elektrooniliselt segatud droon näitab Venemaa läbikukkumist.
See on Putini jaoks alandav, kuid ilmselt ei jää viimaseks selliseks juhtumiks. Kui Belferi keskusel on õigus, siis hübriidkampaania läheb siit ainult hullemaks. Venemaa ähvardused ja hübriidrünnakud muutuvad otsesemaks. See jätkab sõjaliste vahendite kasutamist NATO kirdeflanki ähvardamiseks. 26. veebruaril edestas Rootsi Vladimir Putinit. NATO peab ühiselt järgima oma uusima liikme eeskuju. Venemaa alandus näitab tulevikku. NATO peab rohkemaks valmis olema. Venemaa rünnaku järel Charles de Gaulle'i vastu tõhustas NATO Läänemere seiret ja rannikuseiret. Need on head sammud, kuid meie arvates ei saa need olla ajutised. NATO peab vastama igale Venemaa hübriideskalatsioonile omapoolse eskalatsiooniga, et saata Kremlile selge sõnum tema jõunäitamise katsetele. NATO jälgib Putini tegevust ja peatab kõik Venemaa katsed eos. Võib väita, et rünnak Charles de Gaulle'i vastu oli Putini jaoks isiklik. Kuigi Rootsi röövis 26. veebruaril kogu tähelepanu, tegi Prantsusmaa vaid paar nädalat varem Ukraina heaks midagi nii ennekuulmatut, et see pidi Putinit närvi ajama. Saate teada, mis see oli, vaadates meie videot, mis selgitab, miks Prantsusmaa muudab end vabatahtlikult Venemaa sihtmärgiks oma koostööga Ukrainaga. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et saada rohkem teavet Venemaa hübriidsõja viimaste arengute kohta NATO vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!